jalgpalliklubi Tarvas ja Tartu Velko. On kõlanud ja tutvustame meeskondade koostöödest. Ja kolmandaks number 45 Otsei Marin. Nils, Esko Brand. Kohtumise seis on 4-0. Marko Tarvas, Marko Velko vastu 4. päeva autorid. Urmas Kirs, 4. voor selja taga ja selline rõõmustav 4-0 võit. Ilmselt kõige rohkem hea meel selle üle, et mehed olid resultatiivsed. Nii, aitäh võidu puhul, aga mitte ainult resultatiivsed, see, et me suutsime üle tükki nagu taga nulliga hoida, see on nagu rõõmustas võib-olla veel rohkem, et 1-0 võidust oleks ka piisanud, aga jah, Joonas vabastas meid nagu pingetest ja nii ta läks, et Velko oli selles suhtes oli natukene oli hoolimata nagu selles, et ma ei räägi seda, mis nagu meie tase on või võiks olla, aga Velko oli
meie õnneks täna oli, nad kustusid ikka ära, et neil ei olnud päris sellist kvaliteeti, nagu ma tegelikult ootasin. See võib öelda, et täna oli meil parim võimalik optimaalne koosseis ka väljakul. Kui võtta terve meeste hulgas, siis küll, jah. Vaatame natukene minevikku ka, et eelmises voorus selline väravate rohkes mängus 4-3 FCI U21 olime paremad. Kas numbriliselt selle mängu lõppresultaat ka adekvaatselt kajastas selle mängu nii-öelda lõpptulemust? No ja eks ta oli mõlemapoolsete niimoodi võimaluste või võimaluste vaeselt või kuidas seda nagu võtta, aga me suutsime selle enda kasuks pöörata, meie suutsime, tublimehed suutsid meile selle ära pöörata selle mängu, et Akimov lõi värava ja kes meil seal veel lõid, et jah, ega ei tea ju seda, mis nagu tuublite seis on, ega ma info nüüd FCI-s, siis ma midagi nagu ei teadnud, mis nad on, et aga noh, suutsime välja venitada seal, et 3 väravat vähe häiris, mis meil löödi, aga nii ta oli. Oled sa hooaja algusega rahul? Ei ole. Florale siin lõime 6 tükki meile. Et jah, täna suutsime väravate vahe küll 0 mängida, aga ütleme see 6 eelmine kord kodus, seda oli natuke liiga palju, et täna ütlesin ka meestele, et me ei ole päris see meeskond, kes kodus võidab ja kodus kaotab ainult ja võõrsil võidab, et täna on nagu vastupidi vaja teha. Et hea, meil on selle üle, et me saime vähemalt väravate vahega saime alguspunkti tagasi. Milles meil on kõige rohkem nii-öelda ressurssi juurde panna? Trennis käia rohkem. Muud ei ole nagu, et kui arvestades, kuidas me nagu trenni teeme, siis jah, meil on praegu isegi hästi läinud võrreldes sellega tegelikult, aga ma sellega nagu rahul ei ole, et me lähitulevikus tahame sel teemal nagu rääkida, et see ei ole tegelikult nagu normaalne protsess, mida me tegelikult, kuidas see käib, et siin peaks nagu midagi muutma. Ei saa mängijad rahuldust, ei saa mina sellest tööst rahuldust, et ainuke rahuldus on see, kui me suudame 3 punkti ära võtta, see on ka nii ehku peale minek järg. No rõõmu kindlasti teevad ka poolehoidjad tribüünil, keda siis 2 kodumängu peale on meil juba 350. Jah, et miks mitte? Täna Velko omad karjusid nad küll vähe üle alguses, aga lõpus oli kuulda Rakveru. Ma olin võib-olla liiga palju mängus sees vahepeal, et ma ei pannud nagu tähele, aga seda on hea vaadata, kui rahvast on palju, siis on mängijatel ka palju lõbusam nagu mängida. Selge, kena, tänud sulle kommentaaride eest ja järgmine vastane veel on siis Levadia U21, tundmatu maa. Tundmatu maa küll selles suhtes, et ei ole neid mängu mängimas näinud. Neil on küll uus treener, et Arbaiter siin läks eelmine aasta ära poolhooaja pealt, aga loodame kõige paremat, et tundub, nad on praegu mõõnaseisus, et vaatame, kuidas meil läheb seal. Mihkel Lõhe, mis tundega kodulinna mängima tulid täna Tartu Velko eest? No kindlasti hea tundega, et vana koduväljak ja vanad poisid, sõbrad, kõik on ikkagi siin, et päris paljudega on veel väga hästi läbi ja viimati mängisin vist 2013 siin, et kindlasti hea tulla ja ilus ilm ja plats on hea, uus kunstmuru, et mina läksin ära, siis oli kehva ja super oli tagasi tulla. Kahjuks mängutulemus oli nii, nagu ta on, et väga raske oli jälle. Et jah, Tarvas mängis head mängu, et saime täna niimoodi, et põhimõtteliselt ei saanud midagi, et jäime kuivale. Kuidas Velko hooaja algus on kulgenud? Nii ja naa, et aste kõrgemal, et kindlasti raske, et peame kohanema, et siin, mis meil on, et võit on käes, viik on käes, 2 kaotust, et selline uuele tulijale täitsa okei, et tuleb kindlasti kõvasti tööd teha, et selle tempoga, et Tarvas näitas täna kohe ära, et väga jõuline ja tempo on kõrge, et esiliigas kindlasti keegi midagi kergelt ei anna, et alati tuleb võidelda. Seal esiliiga B-s oli võib-olla jah, et sai vähe rohkem uinutud platsil, nüüd enam nii ei saa, et tuleb kõvasti juurde panna, et treener ütles ka, et kõvasti tuleb tööd teha, et tänane mäng näitas, et puudujääk on palju. No üks põhimõttest oli Velkol täna puudu Mikk Valtna. Jah, et Mikk Valtna oli puudu täna, et on kõva mängumees, et täpselt täna oleks seda vaja olnud, et kehaga katab ja selline hea lõpetaja, väravate lõpetaja, et täna meil sellest puudu, et mõni löök siin oli, aga täpselt võib-olla tõesti see Mikk oli puudu, aga ega jah, 4-0 saime ikkagi, et siin üks mees ei tee, et terve meeskond teeb, et nii ta läks. Kuidas sinu vahepealsed aastad siis Rakverest nii-öelda ära minnes on kulgenud? Oled sa püsinud Velkos või oled sa veel kuskil mänginud?
ei, et siis kui ma Tartusse läksin nüüd 2013, siis ma kohe Velkosse maandusin ja sealt me oleme Velkoga koos olnud ja liiga iga aste kõrgemale kogu aeg tõusnud, et nüüd siis esiliigasse, et kuhugi mujale vaatama ei ole läinud ja Velko on nüüd täitsa koduklubiks saanud, et jah, Rakvere kunagi oli, nüüd on Velko, nüüd uues särgis, et nii ta läheb, elu läheb, et raske oleks muidugi Rakveres mängida olnud, et nüüd see Velko on väga hea alternatiiv ja olen väga hea koduklubi olen leidnud, et ma olen super rahul, et kõik on nagu üks pere. No eks see kipubki nii olema, et mängumehed, kes siis Tallinnasse ja Tartusse liiguvad, kes siis oma tudengiõpingutega, kes tööga, millega sina igapäevaselt tegeled? Olen ettevõtja, et mul on selline pulbervärvimise ettevõte, et sõbraga kahekesi teeme, et alustasin sellega nüüd siin 2,5 aastat tagasi ja praegu tegelen Tartus sellega, et olin kunagi tudeng ja jäin siis Tartu paigale ja Velko on ainuke variant praegu. Selge, Mihkel, tänud sulle, head hooaja jätku ja loodame, et hooaja lõpus on põhjust rõõmu tunda ja tagasi vaadata. Aitäh, edu Tarvale ka!